Kui sul on sümptomi juurpõhjus käes, et mida siis edasi teha järgmise sammuna, tuli küsimus. Sa ei saa vabastada sümptomi juurpõhjust enne, kui see teadmine ei ole jõudnud su keha tasandile ja sul ei ole tulnud kogu keha äratundmist. Kõigepealt sul tuleb teadmine, siis saadad selle signaali kehasse, et rrrt, ja siis sul tuleb kogu keha tundmine, et see on see. Kui mina olen tuvastanud mingit sümptomi juurpõhjust, siis kõigepealt tuleb teadmine. See on see. Nii, ja siis ma lähen siit veel sügavamale. Just kui lähen, nagu saadan liftiga selle teadmise, taipamise, avastuse kehasse, laiali, igasse keharakku. Sulen silmad ja istun selle infoga, selle lausega, kuni ma tunnen selle kehas ära ja mu keha hakkab sellele teadmisele reageerima. Sul tuleb kananahk, külmavärin, kuumajutt, pisarad. Ehk siis su keha hakkab reageerima sellele teatud emotsiooniga, teatud aistinguga. See on järgmine samm. Paljud inimesed jätavad selle sammu vahele ja istud selle taipamisega seni, kuni see jõuab keha tasandile ja su keha ise fikseerib ära selle, jah, see on see juurpõhjus, jah, see on see algne tekkepõhjus, jah, see on see koht. Ja alles siis sa saad minna järgmisele sammu juurde, mis on vabastamine. Vabastamise meetodeid on erinevaid. Sa võid ka minna lihtsalt selle teadmisega nüüd edasi näiteks vabastavasse hingamisse. Ja läbi vabastamise hingamise rännaku näiteks seda keha tasandilt vabastada. Sa võid seda teha ka näiteks minnes mis iganes teraapiasse. Aga seda saab teha ka ise. Sest need kõik teadmised ja võtmed ja nipid on olemas su sees. Üks samm on veel oluline. Et kui sa saad selle juurpõhjuse kätte, on sul vaja aru saada, kuidas see su kehasse tekkis. Kuidas sa selle omistasid, kuidas sa selle programmeeringu, uskumuse, tundmuse, käitumismehhanismi omistasid, kust ta tuli sulle, kust ta alguse sai, kus sa võtsid selle enda omaks. Siis hakkad nägema veel neid laiemaid seoseid, veel laiemalt seoseid, taipamisi, avastusi. Igasugune taipamine ja avastus aitab edasi sul seda vabastada ja kõik need taipamised ja avastused lase jälle liftiga keha tasandile toimetama. Mitte ükski tervenemine ei toimu ilma läbi tundmiseta. Sa ei saa vabastada ega tervendada mitte ühtegi allasurutud traumat, füüsilise sümptomi juurpõhjust, mida sa läbi ei suuda tunnetada.